Meeskonna peatreener Avo Keel. Täna meeskond justkui ümber sündinud, eile Montenegro vastu vägagi ilmetu esitus, aga täna supermäng, 3-0 võit eeldatavalt tugevama Türgi vastu. Mis oli täna edu saladus? No eks see selles mõttes erinevus oli tõenäoliselt selles, et kui eile loodeti, et küll ta tuleb, et Montenegro võttis esimese game'i ja küll saime teise kätte, et küll nüüd hakkame võtma, aga see jäi nii-öelda selles mõttes nagu soovideks, et ju siis ei olnud nagu võib-olla kuskil ajus hoopis nii-öelda kindlalt sellist tunnet, et nüüd paneme nii-öelda mängupöördeid juurde, läheme natuke hasartsemalt sinna, et täna oli võitu vaja ja selles mõttes harjunud pilt selle meeskonnaga, et kui on väga tähtsad otsused mängus, et siis mängitakse väga hästi ja kui vastane mängib paremini, siis pole midagi teha, aga täna vastane mis paremini ei mängida. Oskad sa mõnda meest eriti esile ka tõsta, kes täna parima mängu tegi? Meil olid kõik plussis, et meil ühtegi nii-öelda efektiivsuse poolest miinusmeest nagu ei olnudki, et seal oli Venno +11, Nõmsalu 10 ja Kreek 7 ja teised olid seal 4 ja 3 peal, aga mida võiks nagu esile tõsta on see, et me tegime kogu mängu jooksul 9 oma viga. See tähendab seda, et selliseid numbreid ma pole nüüd selle meeskonnaga veel näinud, et tavaliselt me teeme ühes game'is kuskil 6-9 oma viga. Seekord tuli kogu mängu peale 9. Samuti meeskonna taktikas väikesed muudatused, et tavaliselt game'ide lõpupunktides sekkub Martti Keel servima. Milles siis täna sellised muudatused? Martti Keel sekkub siis servima, kui meil on häda käes või on ääretult tasavägine ja siis otsime selliseid lahendusi, et kas saada see vahe kinni, kui servid õnnestuvad või kui on selline seis 23, 23, 24, 24, et kui serv õnnestub, et siis kallutada need game'id enda poole ja selles mõttes, et ükskõik, kes sinna servia pannakse, on ta Martti või keegi teine, nendel meestel on luba eksida, nendel meestel on luba kõvasti lüüa, et selle jaoks need servima pannaksegi. Homme poolfinaal vastaseks Hispaania. Mida oskad öelda hispaanlaste kohta? Kas eeldatavalt siiski kergem vastane kui Slovakkia? No ma arvan küll, et Slovakkia viimase EM-i finaalturniiri siin septembris mängis väga tugevasti 5. koht ja kodus on ka igati tõusnud mängu näidanud, et ma arvan, Hispaania on kindlasti kergem vastane kui Slovakkia. Ja homme läheb meeskond kindlalt võidu peale? Jah, nüüd on see, et kes kaotab, sõidab koju, et võitja mängib veel.